Üsna kummaline väljakutse tuleb turvafirmalt, kes on kinni püüdnud õise teadushuvilise. Nimelt laekus häire Ahhaa keskuse ruumidest, kus turvamehed leidsid uitamas ansambli Kosmikud kitarristi Andres Vana. No räägi uuesti. Niimoodi käibki, ma lähen sinna. Öösel läksid Ahhaasse? Jaa. Aga mis sa tegid seal? Vaatasin neid eksponaate. Kell on praegu pool viis. Noh. Aga kuna sa sinna vaatama läksid siis? No mingisugune umbes pool tundi tagasi. No kuidas sinna sisse said? Uksest läksid. Lihtsalt niisama? Jaa. Ja mis sa nende eksponaatidega tegid seal siis? Midagi ei teinud, vaatasin. Mitte midagi ei teinud. Ainult vaatasid need eksponaatid? Jah. Ma pean peale nagu viimast kontserti ikka nagu lõõgastuma ka. Saksin lihtsalt tuiamana. Ja siis vaatasin, et uks oli lahti ja läksin sisse. Ja noh. Ja kuidas sa näitusega rahule jäid? No ma ei saanud ju, turvamehed püüdsid kinni. Aga pool tundi tagasi läksid sisse sinna ja... Sul oli aega seal küll? Aga keegi ei öelnud, et seda ei tohi teha ju. Tegelikult ongi kõik õige. Mees ei teinud midagi valesti, sest Ahhaa keskuse uksed olid tõepoolest lahti. Ja kui napsitanud muusik läks maja juurde asja uudistama ning tema ees uksed avanesid, võis see talle tunduda kui jumala märk sisseastumisest. Politseinikud tegid siiski igaks juhuks sees tiiru uurimaks, et ega seal veel mõni lõbus sell uita. 3 miljonit maksagu ära. See on alles. Seda ei viidud ära. Uksed on lahti, vaba külaskäik on meil ära siin. Avatud uste ööl. No aga kas nüüd saab sellele härrale on talle üldse siin midagi valesti teinud? Praegusel juhul ei oska öelda, kuidas ta sisse sai, et kui ta nagu omavoliliselt saanud ja kui ta töötaja ei ole siin. Siis praegusel juhul, kui ta midagi teinud ei ole, siis ei ole ta nagu väga valesti midagi. Peale selle, et talle joobes ja tuli Ahhaasse öösel. Kuna mehel tuvastati keskmisest kõvasti tugevam joove, toimetati ta edasiste jamade vältimiseks kainestusmajja puhkama.